tere! On suur rõõm, et oled jõudnud siia lehele, et oled jõudnud selle video juurde. Oled kuulnud tõekutset ja oled seda kuulda võtnud. See video on hästi lühike sissejuhatus sellesse, mida minu olemus, minu kõrgem teadvus, minu piiritu teadvus läbi selle inimtasandi soovib hetkel väljendada ja teistele jagada. Ja see on ka see, mida ma ise nüüdseks igapäevaselt elan ja olen. Kõigepealt teadvusta endale, et sina ise teadvusena lõid selle kogemuse, lõid selle video just praegu enda teele, sest sa teadsid, et siit saad sa järgmise võtme, mis sinu teadvust veelgi rohkem lahti lukustab. Ja sa võid isegi hetkel seda infot mitte mõista. Sulle võib-olla isegi ei meeldi see, sest et suured avardumised ja lahti lukustamised toimuvadki enamasti läbi vastupanu ja mõistmatuse. Et egol ja mõistusel ei ole tarvis sellest aru saada. Ühel hetkel sa lihtsalt avastad, et need võtmed ja need koodid, mida ma hetkel sulle jagan, need on sinusse kuidagi maandunud ja sa mõistad neid mitte ainult oma mõistusega, vaid need on saanud sinu osaks, sinu olemuseks. Ma tean omast käest ka, et neid võtmeid ja koode kuulates võib tekkida suisa tõrge ja vastupanu. Ja ego üritab meid kõikvõimalikel viisidel sellest avardavast kogemusest välja rääkida. Ja öelda, et issand, mida see naine siin jälle räägib ja mingi järgmine soolapuhuja on sinu teele sattunud. Aga see, mida sa kuuled, on lihtsalt teadmine, lihtsalt tõde, lihtsalt info. Ära anna sellele ühtegi hinnangut ja ära lase ka oma mõistusel sellele mitte ühtegi hinnangut anda. Tõde on lihtsalt tõde. Võtad sa seda siis kuulda hetkel või mitte. Mina olen Mirjam. Olen olnud tõeotsingu teel nüüdseks juba üle 10 aasta. Alustasin hästi tillukeste sammudega Eestimaa pinnal kättesaadavate gurude ja mentorite ja õpetajatega. Aga enne seda, kui ma päriselt pühendusin sellele teele, olin ma jõudnud sellisesse punkti, kus ühel hilisõhtul pimedas elutoas vaiba peal istudes lõristasin nutta ja mõtlesin, et kas selline ongi nüüdseks minu elu edaspidi. Mul oli pangalaenuga korter, mul oli mees, mul oli laps, mul oli töö, millele ma pühendusin maksimaalselt. Mul oli meeldiv hobi, mul oli sõbrad, aeg-ajalt oli ka võimalik käia Eestist väljaspool reisimas. Ja ma mõtlesin, et kas ma nüüd niimoodi elangi terve ülejäänud elu kuni pensionini või kuni surmani. Tol hetkel surmani ei mõelnud, aga siis oligi, et kas ma
töötangi ja elangi sellist elu nii kaua, kuni ma saan pensionile minna. Ja just selline mõte ajas mind tol hetkel kohutavalt nutma, ahastusse ja tol hetkel ma otsustasin, et peab olema ju midagi veel ja ma tahan oma elu muuta. Ja sellest otsusest hakkaski lahti rulluma minu tee erinevate meistrite ja õpetajate juures, kuni siis 2019 avanes mulle puhta piiritu armastuse tasand ja see andis mulle esimesed võimalused katsetada ja kogeda teadlikku piiritut loomist. Ja tol hetkel ma ei osanud sellele võib-olla sellist nime panna, aga sellesama loomisega sain ma näiteks enda ellu loodud imelise kaaslase, veelgi imelisema ja erakordsema kodu ja keskkonna enda ümber. Ja ma tundsin ennast tõesti, kuidas siis öelda, oma loomingu tipus või siis oma võimete tipus. Ja et kui keegi tol hetkel oleks minult küsinud, et kui palju või kui suures ulatuses ma omaenda reaalsust juhin, siis ma tol hetkel oleks kindlasti öelnud 10-st 10. Aga siis nagu elu ikka ette näeb ja nagu siinses füüsilises reaalsuses ja maatriksis tavaks, ehk siis programmide maailmas, universaalsete programmide maailmas nagu siin tavaks, siis pärast seda saab minu ellu uinumine ja uinumine selles mõttes, et ma sukeldusin uuesti füüsilise reaalsuse maailma ja panin siis nii-öelda nähtamatu maailma tegemised ja loomised mõneks ajaks kõrvale. Kuni siis eelmise aasta suvel saabus minu teele minu kauaaegne sõbranna Hispaaniast, kes tutvustas mulle ühte Eesti mentorit ja tema koodide ja tema võtmetega olen siis nüüdseks ennast uuesti lahti lukustanud ja oma teadvust avardanud. Ja see on siis minu tee. Aga see, kuidas siis öelda, see on minu inimtasandi tee, aga oma teadusena ma tean, et tol hetkel, kui ma seal pimedas toas vaiba peal nutta lahistasin, siis ma teadsin, et tolleks hetkeks ma olin endale loonud oma piiritu teadvusega selle nii-öelda surnud punkti, kust siis saaks hakata need uued piiritud loomised avalduma. Sest sinnamaani ma olin ikkagi kasutanud jõudu ja füüsilise materiaalse maailma loomise käskluseid. Ehk siis kõigele on vaja anda oma jõud kõige realiseerimiseks. Eelkõige maailm on tahke, ehk siis kõike on vaja liigutada füüsiliselt. Kas siis mina pean liikuma asja juurde või asi peab liikuma minu juurde. Nende asjade vahel on aeg ja ruum ja et kõigel on põhjus ja tagajärg. Põhjuse ja tagajärje seoseid on ka väga mitmelt tasandilt võimalik vaadata, kes räägib põhjus-tagajärje seosest kui karmast, kes räägib valgusteaduses räägitakse sellest siis juba nagu kõrgemalt tasandilt natukene, et on tegu või otsus ja sellele järgneb väljund
mis on tegelikult samalaadne asi. Ja siis, et kogu maailm või et kõik, mida sa elus soovid, täitub valemiga planeeri, teosta, saavuta. Ehk siis kõigepealt sul on eesmärk, siis sa mõtled välja plaani ja seejärel sa viid seda ellu. Ja sellisel kujul olin ma enda elu loonud ja ma tundsin, et see kõik on justkui võlts ja lukus ja sellest puudus tegelik rõõm. Ja siis ma hakkasingi iseennast nii-öelda lahti lukustama ja lahti avama läbi erinevate meistrite ja õpetajate. Jah, väga erinevaid kogemusi on minu teel olnud, aga see kõik on olnud väga vajalik ja me olemegi siis loodud selliselt, et me ise ei saa ennast aktiveerida. Selleks meil ongi vaja teisi inimesi, nii meist kõrgema või avarama teadusega kui ka kinnisema teadusega, et igalt poolt on võimalik tegelikult koode võtta ja koode lugeda. Aga et millest me siis kõigepealt võiks rääkida, ongi see, et meil on juba pikki aastaid olnud tegelikult kättesaadav kvantfüüsika ja kvantfüüsika põhimõtted. Kvantfüüsika ütleb meile selgelt ja otseselt, et iga asi siin saab olla nii osake kui laine. Ehk siis kõik võib olla üheaegselt nii mateeria kui energia. Ja paljud inimesed mõtlevad selle peale, et ja ma tean seda küll, et ja nüüd noorem generatsioon on ka kvantfüüsikat nüüdseks juba koolis õppinud. Et aga kuidas see minu ellu puutub, küsitakse enamasti. Meid on õpetatud vaatama maailma kui materiaalset, kui füüsilist, kui tahket. Tegelikkuses on maailm puhas hologramm. Kõik see, mida meie enda sees kanname energiana, väljendub hologrammina meie ümbritsevas reaalsuses. Seda paradigmat on inimestel enamasti väga raske esialgu muuta ja omaks võtta, sest et aastatepikkune programmeerimine koolis, meedia vahendusel, kõik meditsiin ja kõik see laiatarbekaup, see kõik programmeerib meid nii, et me usuksime, et me oleme keha, meie ümber on füüsiline reaalsus, kõik liigub aeglaselt, meie oleme vaid tillukesed, osakesed ja meie vägi on piiratud ja meie võimalused on piiratud. Just täpselt nii kogu maatriks, kogu süsteem meid programmeerib. Ja kui me hakkame seda illusiooni tasapisi lahti harutama, hakkame nägema, et füüsilise reaalsuse taga on ka energeetiline maailm ja see omakorda tuleneb suurest piiritust teadvusest, mis lihtsalt on, siis inimestel enamasti esimese hooga jookseb nii-öelda siin katus kokku ja nad ei taha seda üldse edasi vaadata ja edasi avama hakata. Aga ometi kvantfüüsika meile seda nüüdseks juba räägib aastaid. Inimesed võtavad seda tasapisi omaks, aga nad ei oska seda veel elada. Nad ei oska selles teadmises veel mitte kuidagi olla. Kui meil oleks aega
siis me oleks tegelikkuses kõik valdavalt juba avardunud ja valgustunud. Aga aega kui sellist ei ole meil sellepärast, et me oleme ise teadusena endale selle mängu selliseks mänginud. Me oleme endale loonud siia kõikvõimalikud tööd, hobi, pere, sõbrad, kõik, mis võtavad meie tähelepanu. Siia juurde siis veel ka maatriksist tulenevad erinevad programmid, mis hüüavad igalt poolt, vaata mind, tegele minuga, siin on probleem, see on asi, mis vajab tähelepanu, keskendu kehale, peresuhetele. Kui me läheme sellest tavamaailmast veel edasi, liigume valgusteadusesse, siis siin täpselt samamoodi me tegeleme kogu aeg inimtasandiga. Me puhastame oma eelmisi elusid, vaatame konstellatsioonis kõikvõimalikke erinevaid energiapaigutusi enda ümber, aga me tegeleme lihtsalt tavamaailmas siis mateeria ringi paigutamisega, valgusmaailmas energia liigutamisega, aga seal kõige taga on teadvus, kus suur piiritu kõikvõimalikkus, kus on kõik variandid kõikvõimalikest asjadest juba olemas. Me ei pea mitte midagi liigutama, me ei pea mitte midagi looma. Meie ülesanne, ainuke ülesanne on valida oma olekut ja valida seda reaalsust, valida seda pilti, mida me tahame päriselt reaalsuseks enda ümber vaadata. Siis suure teadusena, kõikvõimsa teadusena oleme me endale malepartneriks loonud veel ka ego, läbi mille siis kõikvõimalikud illusioonid ja programmid käivituvad, kes aitab meid kõikidest muutustest eemal hoida, kes hoiab meid ellujäämistasandil ja kelle ainuke ülesanne ongi hoida meie elu väiksena, mugavana, et see võimalikult vähe erineks käesolevast. Aga tegelikkuses on ego lihtsalt illusioon eraldatud inimesest, eraldiseisvast inimesest. Me tunneme ennast, me kogeme ennast inimesena, meie ümber on teised inimesed, on mina ja on meie. Kuigi tegelikkuses piiritusteaduses on kõik üks ja mitte omavahel seotud, vaid kõik ongi üks kõige puhtamas ja kõige otsesemas tähenduses. Meie ego on aastatega õppinud ja me oleme tal ise lubanud võtta sellise positsiooni, et me ise jookseme oma ego järel. Tema muudkui käsutab, mida me peame järgmiseks tegema, mida me peame mõtlema, mida me peame tundma ja seda kõike võtab ta oma minevikust või siis ümbritsevate inimeste kogemustest lähtuvalt. See on üks suur ego raamatukogu, kus tema loeb, kuidas mingis olukorras peab käituma, kuidas mingis olukorras peab mõtlema, tegutsema, liikuma, millised on seosed erinevate asjade ja olukordade vahel. Kuigi tegelikkuses neid seoseid seal absoluutselt ei ole, meie ise saame otsustada teadusena, kuidas mingid asjad siia maailma materialiseeruvad, kui kiirelt midagi üldse materialiseeruda saab ja võib ja mida me suudaksime üleüldse luua. Aga ego üritab meil kõikvõimalikel viisidel meie elu vähendada ja siis me usumegi, et see, mida me kogeme täna,
peab olema väga sarnane sellega, mida me kogesime eile ja üleeile. Ehk siis muutused kui sellised, kui üldse midagi muutuda saab, kui ego seda lubab, siis need on tibatillukesed, imeväikesed. Aga kui me võtame ego vahelt ära ja liigume piiritusse teadusesse, saame üheks oma tõelise olemusega, siis kõik võib materialiseeruda ühe hetkega. Tulevik võib olla juba ka homme. Ehk siis suured muutused võivad tulla ühe silmapilguga, kui me vaid ise seda otsustame ja piisava avarusega vastu suudame võtta. Ego, nagu ma ütlesin, on siis meie teaduse looming. Egol samamoodi ei ole mingisugust, või siis ma tahaks nii öelda, et võtaks egolt ära tema tähtsuse ja tähenduse. Ego lihtsalt on meie mängukaaslane, aga tema ei ole meist ülim. Meie teadusena oleme ego loojad. Järelikult ei saa tema meist olla targem, tublim, kõvem, osavam. Ego allub meile. Jäta see meelde. Kõige suurem illusioon, mis meid siin maises reaalsuses kinni hoiab, on illusioon inimeseks olemisest. Me peame ennast oma inimkehaks, füüsiliseks, tahkeks, kuigi tegelikkuses füüsiline keha on osa meie suurest teadusest. Kui valgusteadus õpetab, et hing ja vaim asuvad meie keha sees, siis tegelikkuses on meie inimkeha, meie vaim olemuses, meie piiritusteaduses. Meie keha on hologrammversioon sellest, mida me teadusena, mida me usume, et meie keha peaks olema. Seda on võib-olla esialgu väga raske mõista ja tunnetuslikult vastu võtta, aga see teadmine, et mina olen piiritu teadus, see viib sind õigesse kohta. See on see võti, mida kuulata veel, lasta endas sügavamale kukkuda ja siis avab seesama võti sinus hoopis uued teadustasandid. Mina olen piiritu teadus. Kõik saab alguse teadusest ja 3D on saanud alguse teadustasandilt. Meie keha on saanud alguse teadusest. Teadvus kui suur kõikvõimalikkus on meie olemise kese, meie alguspunkt, meie algolemus. Kõik loomised, kõik reaalsused, kõik kõikvõimalikkused saavad alguse teadusest. Sina oled piiritu teadvus. Kõik saab alguse sinust. Ja paradigmadest me põgusalt veel rääkisime, aga tahaks veel rääkida sellest päris reaalsusest, et kui me oleme väikesed lapsed või kui sinu ümber on väikesed lapsed, siis sa võib-olla saad jälgida neid, kuidas nemad tegutsevad ja toimetavad. Ehk siis kui nad leiavad endale mingisuguse mängu või tegevuse, siis nad pühenduvad sellele täielikult. Nad keskenduvad sellele, vaatlevad seda niipidi ja naapidi, sukelduvad sellesse täielikult. Ja kui nad sellest küllastuvad, mäng saab mängitud,
siis nad tulevad tagasi puhtasse piiritusse olekusse. Nad on rõõmsad, keksivad ringi, muretud, nende inimtasandi eest on täielikult hoolitsetud ja nad ei mõtle väga palju sellest, mida nad järgmiseks hakkavad tegema. Nad lihtsalt lasevad asjadel voolata. Ja lapsed, kui nad üldse loovad, siis nad loovad väga puhtalt, aga meie täiskasvanutena võib-olla seda isegi ei märka ega taju. Kui näiteks laps on oma teaduses välja mõelnud, et ma tahaks nüüd jäätist saada ja siis järsku astub uksest sisse vanaema 2 jäätisega ja ütleb, et näed, need on teile. Ja et see tegelikkuses ongi puhas näide sellest, kuidas näiteks laps võib-olla lõi ja tegeles loomise protsessiga. Ehk siis nende tavapärane olek, laste tavapärane olek ongi puhas piiritu teadvus, kergus, neutraalsus, kohati suur rõõm, aga mitte kogu aeg. Enamik lapsi on siukses neutraalselt heas meeleolus enamasti. Siis see tegelikult ongi meie päris olemine. Me oleme täiskasvanuna lihtsalt väga ära unustanud selle, me oleme ära uppunud sellesse inimteaduse ja inimtasandi kogemusse. Me oleme pea ees oma inimkehastuses sees. Et me oleme täiesti ära unustanud oma päris olemuse ja selle päris reaalsuse, kus tegelikkuses toimuvad kõik loomised. See päris reaalsus on siis, kui me lastele uuesti mõtleme, see koht, kus lapsed fantaseerivad kõikvõimalikke kogemusi, kus vanuse lisandudes lastele tekivad nii-öelda need fantaasia või nähtamatud kaaslased ja sõbrad ja kus nad visualiseerivad ja vaatlevad kõikvõimalikke maailmasid, kogemusi. Kindlasti oled sa ise ka kuulnud erinevatest lugudest, kus lapsed räägivad lugusid, mis toimuvad teistel planeetidel, teistes ajastutes, tema endaga erinevates reaalsustes, et neid variante on lõputult. Lapsed kasutavad lihtsalt visioone päris reaalsusest ja väljendavad neid. Meie täiskasvanutena oleme selle täiesti ära unustanud, selle koha. Me oleme oma nägemise nii-öelda selle nähtamatus maailmas nägemise täiesti lukku keeranud. Me ei luba endal näha, sest et meile on elu jooksul kindlasti keegi vähemalt 1 korra öelnud, et tule maa peale tagasi või et mis sa siin õitsed, et tundub liiga lihtne või liiga ilus, et olla tõsi või et see kõik on väga ebaloogiline, et kõik need laused panevad kinni meie nägemist ja meie puhta päris reaalsuse kogemise võimet. Ja kui me lubame iseendal uuesti nägema hakata, kogema hakata päris reaalsuses erinevaid kogemusi, siis meie elu muutub täiesti teistsuguseks, täiesti maagiliseks, imeliseks. Sellest päris reaalsusest asjade füüsilisse maailma vaatamine ehk siis reaalsuste muutmine on see, millest ma räägin ka oma järgmistes programmides ja erinevatel kursustel ja millega ma ise olen nüüdseks juba väga pikka aega tegelenud ja mis on see, mis mind
on sellele teele tõmmanud ja juhatanud. Ja mida ma soovin kindlasti ka sinuga jagada. Nii et kui sa leidsid siit videost, kuulsid vähemalt ühte võtit, mis sinu teadvuses midagi lahti lukustas, siis võid kindel olla, et nendel järgmistel kursustel leiad sa endale veel võtmeid, mis aitavad sind sinu teel edasi veelgi avarama tõe ja teadmise juurde. Ja kui sa teed selle kõik lihtsalt mänguks, ei võta seda kõike liiga tõsiselt, vaatad elu üleüldse mänguna, lubad maailmadel muutuda, lubad reaalsustel muutuda ja paned käest ära kõik need hinnangud, eeldused ja ootused ja lased reaalsusel, füüsilisel reaalsusel ka lihtsalt olla ja anna talle ka hinnanguid, siis sinu elu, sinu maailm, sinu reaalsus muutub tundmatuseni. Võid selles kindel olla. Aitäh sind, et sa kuulasid. Loodan sind peagi näha mõnel oma kursusel. Aitäh sulle!